No tere hommikust. Täna on 1. mai ja järvele minek. Kaasa tuleb jälle Sander seekord. Et kell 6 sai kokku lepitud sadamas, et praegu on natuke aega. Ma panen rahulikult riidesse siin ja täna on ka mul üks uus aksessuaar, mida ma olen ammu nagu igatsenud. Soetasin endale paukvesti, kuna need tavalised vestid on nii ebamugavad, et pool tundi oled kalal ära olnud ja juba tahad tast nagu lahti saada, et ei lase hästi liikuda. Ma proovin täna seda vesti. No see ikka jalga vahelt ka veel. Noh, nagu õige vest, et jalga vahelt ka ikka läbi. Väljas on 0 kraadi hetkel. Kell hakkab 6 saama, et tuleb soojalt riidesse panna. Mingit kindlat plaani meil ei ole täna, et täna on 1. mai ja alates tänasest tohib haugi püüda, et võtame kaasa ka sellised kangemad haugipüügidokid, et mina isiklikult tahaks ikkagi ahvenale keskenduda, kui ahvenat on ja leiame. Aga vaatame, mis päev toob. Kui ekraanile jääb ikka mõni haugipurakas, siis kindlasti teda taga ajame. Nii ajasin endale ka talvejope selga ja panin ka vesti peale juba ja praegu tundub küll ülimõnus, et mitte miski nagu käte liikumist ei sega. Seljas ka, kui ta rihmad ära pingutada. Ülimõnus. Minul on ta Naviquesti toode. Tellisin Motonetist ja maksis vast mingi 70 €. Aga nii, nüüd paadil kate maha ja slipi juurde. No nii, järve ääres. Huvitav on see, et tänasest võib haugi püüda, kell on juba 6 ja siin ei ole mitte kedagi peale minu. Sandrit ka ei ole, kuigi kell on kohe 6. Oi, näe, tere Sander! Tarvitsi sain taagis ära viia ja ongi Sander kohal. Näe, mul kõik siin valmis juba ja said oma aksessuaarid kõik paati ilusti. Muidugi. Ja, väga ilusti. Kurat, ma ei tea, kas peab selle peale siia keskele või viitsi või? Mida? Selle... Ma ei tea, kas ta siit sinu tagant üldse? Ma pean püsti tõusma, siis ma vaatasin eelmine kord, vaata ma istusin siin ja püüdsin, see ei olnud nagu näha, aga kui ma ilmselt seisaks, siis oleks mina ka need 500 grammiseid tõmbamas pildis. Ma tulen, võtan su kenasti peale. Niimoodi kohe. Ja. No, ma lähen. Saad ikka paati või? Saan! Kas sul ka prillid ja kõik on kaasas? Jaa, kohe. Mis maksid? Ei ütle. Aha. No ma ka siis ei ütle. Palju maksid? Sellest ei tasu rääkida. Sellest võivad probleemid tekkida. Jah, ärme räägi. Ära räägi, noh. Päris hea on vaadata. Oi. Need ongi need uued prillid. Jaa, need on need uued prillid. Jah. Ei tea, mis nad maksid? Mis nad maksid? Natukene maksid.
tahad ilgub perele, aga vähemalt näed. Ja ma ostsin need uue selle vesti mugava endale ohutuse suhtes. 70 € maksis. Väga hea. Olen kuulnud, et prillid maksavad 2 vesti hinna umbes. Ei, sa oled valesti kuulnud. Ei, need on lihtsalt külajutud. Jaa. Sa pead lihtsalt õigeid inimesi tundma. Ju mul on valesti aru saadud. Kalaga kuskil on. Tagumik natukene niiskama ei paaks. Vabandust, et ma pinki kuivaks ei teinud. Ma ei saa mingit teinud, sest siin ei ole. Kurat vahe. Ei, no... Pilt on nii selge lihtsalt. Huvitav, kas vee all on ka selge pilt sul prillidega? Või nagu juhuslikult vette kokud või nii? Ma mõtlesin selle peale, ma nägin seal müüdi lisatarvikutega neid ujuvaid prilliraame, äkki kalal olles peaks kandma neid. Mitte prilliraame, vaid neid paelu. Linnapeas ostab prillidele ujuvad paelad, mitte vesti, et ole. No vähemalt prillid jäävad ja... Eks ta ole. First things first on ju. Kunagi ma olen siin Saadjärve peal selle paadiga ümber käinud, siis ma jõudsin valda. Engine on. Sellega nüüd on siis. Pool ikka tuleb peale. Pult on tühi või? See on lahe ju. Mis on taga? Nii, teen väikse vahekokkuvõtte vahepeal. Nagu näete, Sandrit ei ole praegu. Sander läks poodi, sellepärast et vöörimootori puldi patareid on tühjad ja ilma selleta, nii kummaline kui see ka ei ole, siis on nagu püük on rikutud. See ei ole nagu see enam. Vöörimootor on number 1 ja järgmine juba siit on siis laivi komplekt ja aga loomulikult kui Sander kihutas poodi, ma ei tea kaua tal siin minna võib, siis mina sain tööle OneBoat, mingisugune aplikatsioon oli, vaatan kohe järgi, OneBoat Network, see on mingisugune Min Kota
välja töötatud süsteem, et siit ma saan väga edukalt praegu seda paati juhtida tegelikult ja kõik toimib. Et teistele miinkotameestele, et kellel pult saab tühjaks, et tegelikult tasuks see äpp juba seadistada ennem ära kunagi varakult, et see on selline hea abi, nagu hädaabi või ta väga mugav ei ole sellega küll toimetada, aga saab hakkama. Mulle muidugi akupank on ka, küll tule siia tagasi siis. Nii, kuna Tartusse on väga pikk maa ja kulutaksime väga palju aega, siis siin kohalikus tanklas ei olnud sellist patareid, muidugi on selline imelik patarei, et oleks justkui Telia puldi oma, aga tegelikult ei ole ka, natuke paksem. Siis süsteem on selline, et mul on kaasas akupank, siis proovime telefoniga hakkama saada täna, mine tea, äkki hakkab meeldima veel. Kui siia mingi telefoni hoidja panna, siis äkki on lõppkokkuvõttes hoopis ägedam. Vaatame, proovime, äkki saame selle püügi käima ikka. Praegu on meeleolu natukene selline häiritud. Et siin kell on juba 7:30, et meil on 1,5 tundi raisatud, et kahju on sellest ajast. Nii, uus start on, kell on 7:32. Sander peale minema. Kuigi ma kahtlustan, et selline mõnus magus ahvenavõtu aeg on meil nüüd maha magatud. On igatahes. Mul see ritm läheb küll. Mingi väike ahve, ossa. Päris kõbe ahven või? 300-400 aasta. Siin samas on praegu ahvenad. Kiirelt liiguvad, need on juba paadi taga.
lõpuks ka keegi. noh, kus raisk. See tuli, see hüppas ise kahvana. Nüüd lõi vere käima lõpuks. Nii. ka. See kahvi lihtsasti. Selle kaikaga on hea julge haakida küll. Nädaki. Ei, ma lihtsalt, infoks sulle. Et juhul kui kunagi on juhul kui kuskile kinni jääb või midagi kännu taha, et siis ei ole muret. See sai ka kala lõpuks. Mul on elu. Väga hull ei ole vist. Volitan nüüd. Vahitus kinni on. Lahti tuli. Lahti aidanud. Tuli jah? Ei tulnud, sul on veel neid siin. See ongi see kahe konksu võlu. Mähkerdad sellele. Noh. Kuna see kala läheb niikuinii panni peale, siis ta võib seal võrgus ka natuke olla. Ater võtab esimest korda käega kala. Lõbuse vahelt, lõbuse kaane tagant. Oledkis käe lihtsalt. Mis sa oled lõbutu selle standi ära seal ju näed? Panedki käe lihtsalt sinna sisse ta kuradi... Sinna ääre taha, lõbuse kaane taha. Mul saan radu jah. Ja siis tegeled sellega. Ma püüan nii kaua kala ja vaatan. Mis sa teed seal? Päikseprillid on küll uhked, aga nendega seda kala sealt välja ei võta. Ja. Näed, pilti ka teha või?
kuidas kommenteerid Sanderi? ei, võib rahule jääda, õng sai testitud. Ilm oli natukene kehva, aga ütleme nii, et ootused olid suuremad. Taimi valetas. Jah. No nii, siin ma hommikul alustasin ja siin ma võtan veel korra päeva kokku, et lühikokkuvõte on see, et ootused olid kõvasti suuremad kui see tulemus. Tulemus oligi meil siis 3 haugivõttu, 1 läks ära, 2 saime kätte. Need ma tõin koju ka, et esimesed fileed ikkagi ära maitsta ja siis isu täis ja eks siin hooaja jooksul saab neid siis tagasi loopida ja mõõta ja niisama oma rekordeid üritada purustada, et esimesed tahaks ikka panni peale panna. Ma vaatan, et nägu on mõnusalt punaseks läinud, suht külm tuul oli, aga päike oli ja muidugi unustasin ma jällegi päikesekreemi hommikul panna, siis tulemus ongi jälle selline mõnus punetav joodikupäevitus. Kala saime, aga jah, päev jäi kõvasti alla ootuste. Lootsin ikka mitmeid hauge paadist läbi lasta, aga kahjuks läks nii. Haugi oli näha,